Kõigepealt suur tänu kutsumast. Mina siis esindan ettevõtet CB-Wood OÜ pikalt ja natuke mitte nüüd eestipäraselt kõlab. Tegelikult mulle on öeldud ka, et miks teil selline nimi on, me oleme Kööli Birch Wood. Meil on selline nimi sellepärast, et me ekspordime 99% oma puidust ja iseenesest on see hea, sest eksport on Eesti majandusel alati väga hea. Ja kuna ettevõtte sai alguse tegelikult natukene vähem kui aasta tagasi ja puhtalt isiklikust vajadusest, ma olen ka Maarjagaasi omanik, mis siis laiub umbes hektaril. Ja kuna meil ei olnud harvendusraiepuitu mitte kuskile, mitte kellelegi müüa ja mõneti me arvasime ka, et tegemist on hirmkalli puuga ja hinnastasime seda vastavalt, üritasime seda müüa Soome. Meid pehmelt öeldes naerdi välja. Ja sellest saigi võib-olla selline huvi võib-olla alguse, et kuhu ja kellele siis ta üldse müüa saab, et kas selle üldse on mingi praktiline väärtus ka. Ja hea meelega täna jagamgi natuke oma kogemusi teiega, et teid julgustada, kasvatama ja miks mitte siis ka müüma. Maarjagase puidu väärtus. Minu käest on hästi palju, ükskõik millises seltskonnas juttu tuleb Maarjagasest, siis enamasti kõik teavad, et tegemist on väga hinnalise puiduga. Et see on kuidagi selline, ma arvan, see Ivari tunnuslause, et tegemist on ühega 10 kõige kallima või väärtuslikuma puiduga puidust või et üks siis maailma 10 väärispuidust, mis on kõige hinnalisemad. Nii see tegelikult on ka. Täitsa julgen kinnitada, et Maarjagase puit on väga hinnaline, aga seal on väike aga alati juures. Maarjagase puidul võib olla nii kahte sorti väärtust. Üks on emotsionaalne väärtus ja teine on siis reaalne ehk rahaline väärtus. Emotsionaalne väärtus on kahtlemata väga oluline ja kõigil Maarjagase kasvatajatel on see kuskil siin olemas. See on minu puu, ma olen ta istutanud, ma olen teda laasinud, mina isiklikult rohisin sirbiga, sest need puukesed olid tillukesed ja malts kasvab sellest üle, mis siis ükskõik kui palju sa seda maad seal eelnevalt ka ei töötle, siis see malts kasvab sellest üle ja kõige parem viis oli seda rohida sirbiga sellisel maanaise moel, 1000 puud ja sai tehtud küll, kasv ja kõike muud on saanud teha. Ehk et emotsionaalne väärtus, kui ma näen seda puud kasvamas, on äärmiselt kõrge. Et te ütlesite küll, et 2007 hakkasite tegema, aga 2004 juba olid päris teemid olemas. Mul isegi sertifikaat olemas. Võib-olla esimesed mingid katsed, aga praegu mul labori ilmselt oli 2007 nagu esimesed suuremad mahud. Äkki need olid väga väiksed esimesed katsed. Jah, no võt. Et siin ta selline on, aga erinevaid uuringuid on tehtud venelaste ja soomlaste poolt ja hästi palju viiteid on ka, öeldakse ikkagi, et kui puit ei saa valgust, siis see maarjustamine või selles mõttes see mustriteke sõltub ikkagi sellest päikesevalgusest, et kui palju ta päikest on saanud ja kuidas need sukaroosid siis liikuma hakkavad ja sellest lähtuvalt siis kujuneb ka puidu muster just sinna külje, kust puit saab valgust. Et see on nüüd, ma ei praegu tsiteerin lihtsalt siis Tarelkina uuringuid. Maarjagase hinna määrab eelkõige muster, siis veel kord muster ja siis veel kord muster. Et see on kõige olulisem. Et siin on nüüd üks pildil on näha väga hinnalise mustriga puitu. Te näete siin sellist valget põhja ja säbrulist mustrit. Kööli, ta on kurviline muster, eks. Ja seda loetakse siis nüüd tõesti kõigemaks. Puidu diameeter, ehk et kui ilma kooreta puidu diameeter on sinna 15 pluss või 20 pluss sentimeetrit, siis saab temast juba midagi teha.
reaalselt, kui me vaatame puidu südamikku, siis tavaliselt Maarjakase südamikus seal 3-4 sentimeetrit ikkagi muster on alles kujunemisjärgus või algamisjärgus ja koorealune umbes, kui mõlemat poolt on juba koore alt mustriline 3 sentimeetrit, siis on tal reaalselt ka sellest midagi võimalik teha. Midagi võimalik teha on otse loomulikult ka harvendusraie puidust. Siin Ivarelli kaasas väga ilus südamikust algava mustriga väike puidutükk või siis nott. Nott on võib-olla palju öelda selle kohta, aga näiteks selline oleks väga hinnaline. Pragude ja oksakohtade puudumine tahaks just väita seda, et me oleme aasta otsa tuhandeid ja tuhandeid puid tegelikult töödelnud, ostnud, sest me mitte ainult ei realiseeri enda puitu, vaid me realiseerime ka ju ostetud puitu. Täna me oleme vist ainuke kokkuostja Eestis ja teeme erinevate kasvatajatega koostööd. Järgmiseks aastaks on ka raiemaud juba kokku lepitud ja kokkuleppimisel, eelkõige harvendusraiete osas. Aga see puit kipub pragunema kuivades. Et ma korra näitan siit, lasen ühe notiga ringi käima. Siin on selline hästi huvitav toorelt lõigatud siis puit ja mis seal salata, eks ole, väljast poolt hakkab siis puidu pinnalt kuivama, seest on ta veel niiske ja praod on väga kergelt tekkima. Et üsna sellisest hinnalisest puidust saab väga kiiresti küttepuit paraku. Et kuivatamisel on omad nipid ja siin ma küll väga soovitaksin, et me peaksime jagama rohkem võib-olla ka seda, et mis siis sellest puidust saab, kuidas seda õigesti kuivatada, et väärispuidust ei saaks kaminapuu või siis saunaahju ta ei läheks. Muideks, kui saunaahju panna sellist puitu, siis tasub väga ettevaatlik olla. Tal on väga kõrge kütteväärtus ja see saun läheb väga tuliseks väga kiiresti, et omadest kogemustest võin öelda, et see ei pruugi hästi lõppeda. Ehk praod ja oksakohad. Oksakohad ei ole ilmtingimata halvad, aga kui nad on jäänud mustaks, ehk nad on seest reaalselt mustad, siis on sellel puidul väga väikene müügiväärtus. Kui on laasimata oks ja puit on väga jäme, siis see laasimata oks kuidagi nagu kaob ära sinna sisse, et mitte midagi hullu ei juhtu, ta on suure tüve küljes isegi pigem nagu dekoratiivne. Samas, kui puit on või kui puu on algusest peale laasimata, siis neid oksakohti on väga palju ja ta samamoodi on pigem sel juhul käsitletud kas ilupuuna või küttepuuna. Laasimine noorest east on alates noorest east on väga oluline, sellepärast, et kui puit on laasitud, siis oksakoht kasvab kenasti kinni ja peale kasvab ilusti mustriline puu ja see puit on sel juhul väga dekoratiivne ja tal on ka kõrge müügiväärtus. Siin on erineva mustriga puitusid siis, kõik on, siin ma ei julge tegelikult öelda, et kõik on visakuningatel, aga ühe kasvanduse puidust on võimalik saada väga erineva mustriga puitu. Kõige hinnalisem neist on siin see keskel. Panin meelega just sellise veaga puidu, ehk et siin on laasitu oksakoht. Pigem on see nüüd dekoratiivne ja seda on võimalik väga kenasti ka müüa. Kahel pool äärtes siin on siis linnu silmapuine. Seda nimetatakse siis bird eye. Turunduse mõttes siis bird eye. Aitäh. Selline pikliku mustriga, võib-olla ka leegikujuline. See siin siis on seda peetakse, sellist mustrit peetakse kõige hinnalisemaks mustriks üldse. Tihtipeale, siin ei ole küll näha, aga tihtipeale ta viskab sellise 3D pärlmutri efekti ka sisse. Siin laua peal on sellist puitu ka näha. Väga selliseid
näiteks Ameerika kliendid hindavad väga sellist puitu, mis nii-öelda on peegelpildis ja mosaiigiks väga hästi kasutatav. Ja siis siin on ka veel sellist nii-öelda salmilist, oli vist salmilise ja maarjamise mustri segu ehk et tegelikult selles puidus on väga palju erinevaid mustreid ja mis on saada, tegelikult klient valib mustrit. Vot see siin on jah, kui selline nii-öelda muster teile ette saadab, mis on tihe ilma oksakohtadeta, ilma tumedate kohtadeta, siis see on tõesti väärtuslik rahaliselt. No siin on veel üht-teist siis. Kuivamisprobleemid, millest ma just rääkisin, ta tikub siis võtma selle prao väljast poolt sisse, kuivamise käigus see liigub siis südamikku, väljast puit kuivab, seest on toores ja paratamatult siit toimub siis kahanemine ja puidu sisse tekivad praod. Tasub igal juhul vältida, meie kuivatame valdava enamusega puidust kuivatame mikrolainahjus, mis on väiksem puit. Ja midagi ei ole teha, suur puit, ta viskab siia südamikku, viskab selle prao, aga kui ta on koore all või siis nii-öelda see suur osa on kooritud siit, kasetoht või see valge osa on siit kooritud ja see punane osa jääb alles, siis mustri osa on õnnestunud kenasti ka päästa. Ja siis erinevad näited mustritest ka siin kolmel kohal. Et see, kui teile satub selline palk siis ette, kus muster algab keskelt, on tihe ja ühtlane ja ringikujuline, siis te teate, et tegemist on väga väärtusliku langetatud puuga. Kui ta on oksakohaga, muster algab kuskilt siit äärest ja ühel küljel on ja teisel ei ole, siis tegemist on emotsionaalse väärtusega puuga. Kõrge ilus, te teate, et siin on pandud palju vaeva ja palju tööd sisse või siis vastupidi just on jäänud natuke väheseks, laasimine on jäänud natukene hiliseks ja valgustusraie ja harvendusraie samamoodi, et selleks, et see puit oleks väärtuslik, tuleb sellega tegelikult päris palju vaeva näha. Ja miks siis noored puud ei ole nii võib-olla kõrges hinnas, siis jah, tõepoolest, tüvi ei ole terves ulatuses, siis mustriline, vaid on paiguti, aga kui te müüte, siis te müüte ikkagi tervet lauda või tervet puitu, nii et selle võrra pakub siis kokkuost ja ilmselt natukene ka väiksemat hinda. Mida siis tehakse? Valdavalt siis väikestest või siis harvendusraie puudest, mis Eestis on saadaval, Eestis on praegu ainult harvendusraie puud saadaval välja arvatud üksikud suuremad looduslikud, mida meil on siis nagu müüdud. Uulus on üks tore ollee, mis on istutatud seal 40-50 aastat tagasi ja sealt on omanikelt õnnestunud ka osta, sest need puud on tegelikult hävimisohus praeguseks juba ja seal on natuke suuremad puud olnud. Aga valdavalt me oleme ostnud praegu siis kokku jah, seal kuni 20 centimeetrise diameetriga puitu ja sellest saab reaalselt teha siis natuke saab spooni proovida teha, oleme proovinud, meil ei ole see liiga hästi õnnestunud, aga mis on hästi õnnestunud on see, et me oleme tootnud sellest siis noaväid ja kui palju siis noaväid ikka nüüd ostetakse. Ma lugesin kokku, ainuüksi Põhjamaades on enam kui 20 ettevõtet, mis toodavad siis kas nuge või siis müüvad siis noa tootmiseks vajalikke tarvikuid. Et muide eestlaste seas oli enne meie tulekut oli väga levinud priisa ja pelluspuud on siis, need on siis meie Soome sellised kolleegid, kes ka sellesama asjale tegelevad millega meiegi. Ja siin on siis maarjakasest tehtud tibu, väike jupp. Siin on meie enda tehtud puidupärlid ja siin on siis ka meie tellimusel tehtud noapea. Suurematest asjadest, mida me oleme teinud, ma kohe näitan väga ägedat asja. On tibu. Ma julgen
öelda, et see on üsna unikaalne Eestis, ta on tehtud täiesti Eesti puidust, siin ei ole üldse mitte midagi peale eestimaise, ühtegi muud asja ei ole. Spoon on nüüd küll enam kui 40 aastat vana, on seisnud kaua aega jällegi pööningul ja siis saanud vibuks, aga see käepide siin on siis tehtud ikkagi maarjakasest ja kasepahast stabiliseeritud ja on siis saanud selline väga uhke vibu, Eesti meistri tehtud. Eestis on üldse vist kas 3 või 4 sellist väga tugevat vibumeistrit ja üks on siis selline Kurvet Põu on selle nimi. Meesterahva vibu on see, et 17 kilo tõmmata. Kes tahab hinda teada, siis selliste vibude hinnad algavad umbes 1000 eurost. Et puhas käsitöö selle valmimiseks kulus umbes aasta, natuke peale. Kas me saadame selle? Saada edasi ja ma arvan küll, et ärge vastu maad seda toetage, et ta on paadilakiga on lakitud, et ta on ikkagi nii-öelda, ta ei ole iluasi, ta on ikkagi spordi või jahi jaoks, et see on natuke pikk, et see on pigem selline kuninglik vibu. Jah, suurematest asjadest siis hakatakse väikse, või mul on väga hea meel, et tegelikult Eesti meistrid on avastamas maarjakaski üha rohkem ja rohkem siin kuulajate seas on samamoodi inimesi, kes juba teevad maarjakasest üht-teist ja turustavad juba mitte ainult puitu, vaid ka valmistoodangut. Ja selle üle on kõige parem meel, et kui praegu 99% meie puidust läheb välismaale valdavalt ikkagi Ameerikasse, nüüd rohkem juba ka Põhjamaadesse on läinud, Rootsist on mitmeid tellijaid ja prantslastel väga meeldib see puit, mille üle on ka hea meel. Aga nii kui Eesti klient ikkagi tuleb, siis on kohe ekstra eriti hea meel. Ja siis diameeter üle 15 sentimeetri kooreta, spooni eritellimused, et spooni Eestis väga ei toodeta ja tegelikult üldse ei toodeta, sest meil ei ole spoonipuud. Ja TalTechiga me koostöös natukene eksperimenteerisime ja tuleb ikkagi oodata, millal see puidu diameeter on enam kui 20 sentimeetrit, et see ka rahaliselt ära tasuks. Ja et sellel puidul oleks piisavalt mustrit ja võimalikult vähe oksakohti. Ehk et me tootsime spooni minu enda puidust ja paraku sattus ette just selline, kus oli palju oksakohti ja siis ma sain aru, et laasima peab laasima, sest muidu spoonipuud ei saa. Nii lihtne see ongi. Puidul on mitmeid kvaliteediklasse, et Põhjamaad on meist natukene ees, nemad on väga selgelt öelnud, defineerinud, et missugune puit on siis seda premium, standard ja basic. Meie müüme tegelikult kahes kvaliteediklassis puitu ja see on premium ja standard. Premium puit on, saadan kohe siin teile ka. See on stabiliseeritud. Jah, see on veel lisaks sellele ka töödeldud, et kui võib-olla siin mingi 10 aastat tagasi tehti, ja 100 aastat või 200 aastat tagasi tehti ikkagi täitsa tavalisest puidust noapäid, siis need konkreetsed, mis teele saadeti, on siis polümeriseeritud. Kasutatakse sõna stabiliseeritud, aga võib-olla õigem tehniline on polümeriseeritud ja vaakumiga siis pummatakse sinna vaakumiga imetakse õhk välja sellest puidust ja täidetakse siis polümeriseeriva vedelikuga, et tagada just nagu suurem niiskuskindlus. Ja kui see vibud, kui te seda vibu vaatate, siis see käepide peab olema raske, kui vanasti täideti seda nagu metalli või millegi muuga, et seda hoida stabiilsena, siis tänapäeval stabiliseeritakse see puit ära, et tagada selle käepidede raskus. Ja kvaliteediklassidest jah, need standard ja premium, et kui keegi müüks premium puitu, siis oleks väga vahva. Enamus müügis olevat puitu kvalifitseerub standardklassiks ja ma saadan kohe siin standardi näitetele ka teile.
mis tähendabki seda, et tal on mõned vead. Ilus nii-öelda tumeda äärega muster, tihe, aga seal on sees väike oksakoht. Koheselt on tegemist standard pestipuiduga. Kus me siis müüme? Ettevõte on noor, eks me müüme täpselt nii nagu oskame, et õpime tegevuse käigus. Ja esimese poe tegin ma siis Eitsisse, see on selline maailma kõige suurem siis käsitöö esemeid vahendav platvorm asukohaga USA-s. Ja siin on teisigi inimesi, kes Eitsis müüvad. Ja eks algus on raske, et on juhtunud ka seda, et puit on konfiskeeritud, mis on kaduma läinud või siis klient nii-öelda ei saa aru, mis on siis intšide ja sentimeetrite vahe ja pahandab selle peale, aga kõik need tagasilöögid kui sellised on asjad, mis on meid kõvasti edasi viinud ja õpetanud eelkõige olema natukene nutikamad ja targemad ja tänaseks läheb juba Eitsi lehel päris kenasti. Lisaks sellele on meil oma koduleht ja kui alustasime, siis võib-olla ka business ettevõtetele müüki, siis kõik need müügikirjad ja telefonikõned, mis ma olen teinud, et siin päevas ikka mingi 10-15 telefonikõnet ikkagi tegin. Nüüd enam ei tee, sellepärast, et kliendid leiavad juba ise üles meid ja kuna me oleme üsna meie võtmesõna on klienditeenindus ja kvaliteet. Ehk et me pakume, et kui me lubame, et see on premium klassi puit, siis see on premium klassi puit ja üldiselt need, kes on meilt tellinud, on jäänudki tellima, ehk et see püsiklientuur hakkab vaikselt meiga kogunema. Ega siin muud ei olegi. Ta tahab, tänaseks on tegemist minu põhitööga, pigem kuluartikliga hetkel veel, aga loodetavasti jõuame ka siin äkki aasta lõpul väikesesse kasumisse või siis jääb juba midagi pihku ka. Kes tahab küsida, saab küsida täpsemalt, et ega ei oskagi rohkem öelda, et töö on ikka teine. Lihtsalt toredam võib-olla.